No tervist, Rainis siinpool. Long time no see. Mõtlesin, et teen üle pika aja ühe video, et siin see video tegemine on suht unarusse jäänud. Et tegelikult meil on üks huvitav projekt on ka sees, millest ma tahtsin kindlasti video teha. Et millega me siis alustasime. Et vahepeal siin natukene muutusi ka nagu toimunud, et siin selja taga on siis meil üks Vito buss, et võtsime endale siis tööbussi juurde, millega igasugust kola vedada ja et see selleks on siuke pisiasi. Et meil siin sees on ka miniauto. Meil on siis siin Harleti driftikas, et Pro 2 auto, siis M50-ga. Siis on meil veel siin kutsikas on meil siin veel tegemises. Et see hakkab ka siin juba vaikselt ilmet võtma, et peaks varsti saama juba käima panna, et siin on see põhiosa on nagu kõik juba tehtud, et meil on siin põhimõtteliselt see kerejuhtmistik veel jäänud teha. Aga siis selle põhiprojekti juurde. Et meil on siis siin selja taga on Toyota Yaris GR, mis hakkab siis sõitma EMV 5. Et on siis, et peaks olema siis N4 kategooria nii-öelda masin, et hakkab siis rallit sõitma. Et meil siin oli ta tegelikult täiesti terves tükis sõitis siia ja siis me võtsime selle lahti, et me seda lahti võtmist ei hakanud filmima, et see on üsna mõttetu protsess, et kõik oskavad polte ja mutreid keerata. Et see on igav. Aga sellest autost siis ise, et mis me siin üldsegi siis teeme ja mis me siin põhimõtteliselt, mis etappides meil on siis praegu see teema, et me siis keevitame siia puuri sisse, et puur on siis custom cage'is oma, et see on siis nii-öelda FIA puur tuleb sellest. Et see protsess siis käis niimoodi, et ma kõigepealt saime selle nii-öelda puuri kätte, siis seal kitis oli juures nii-öelda keevitustest, siis me tegime selle keevitustesti ära, saatsime UK-sse selle, siis UK-s tehti nii-öelda siis röntgen ja siis, kuidas nüüd ütlen, siis tõmbetugevus või midagi sellist. Ja siis ühesõnaga selle järgi siis sai teada, kas ma olen piisavalt hea keevitaja või mitte selle puuri tegemise jaoks, et kas sellele pärast saab nii-öelda nagu passi anda, et jah, saime nendega räägitud, saime nii-öelda paberid kätte, nad ütlesid, et jah, et anna minna. Nüüd on järgmine protsess on see, et on nüüd nii-öelda, nüüd on siis teada, et ma võin seda keevitada ja siis järgmine protsess ongi see, et ma pean siis puuri pean kokku punktima mingi osa, siis ma pean neile video saatma, siis nad videos vaatavad kõik üle, et nii-öelda vahed asjad oleks õiged, et see nii-öelda puur oleks siis nii-öelda õiges mõõdus nende jaoks. Ja siis, kui peale seda nad on andnud mulle loa ja siis ma võin põhimõtteliselt kõik alles lõpuni ära keevitada selle puuri nagu. Ja siis saab alles sellega kõik, et siia tuleb siis põhimõtteliselt täispuur niimoodi, et kõik esimesed tagumised kannud on kõik seotud ja siin on äge see, mis mulle räigelt meeldib, siin on see, et siin oli karbonkatus, mis on liimitav katus, siis me saame selle katuse veel lõpuks päris kergesti nagu maha ka võtta. Et meil siin peakski varsti nüüd inimene tulema siis klaasi lõikama, et esiklaas, küljeklaas ja siis katus lõigatakse maha, et saaks seda tööd korralikult nagu teha, et esiklaas on vaja niikuinii maha võtta. Nii, mis siis veel? Põhimõtteliselt peale seda, kui meil on siis puur on keevitatud, siis meil on vaja veel igasugused lisakandurid ja asjad on vaja siis maha võtta. Et kas siis punktidest lahti või siis saab mingid osad nagu ära lõigata. Et see tuleb kindlasti ära teha, et auto peab saama võimalikult kerge, et seal on ka kindlasti mingid kaalupiirangud on seal. Nii, siis kui meil on need kronsad ja asjad on kõik lõigatud, siis on vaja meil tagatiivad on vaja suuremaks teha, ehk siis kõrgemaks, et hüppe peal koopasse ei käiks. Nii, ja siis on meil suht koht suuremad keevitustööd on tehtud, et mingid kinnitused asjad ka veel, et pedalboks, suvi pedalboks tuleb siia. Siis põhimõtteliselt ka mingid siduri, peduri, pedaali, kandurid ja asjad, et need on vaja ära teha. Et võib-olla istme kinnitused asjad ka.
siis võib-olla on vaja shifterit tahapoole viia, kõik roolikinnistused, asjad ka. Et siis läheb meil auto värvimisse ja peale seda, kui meil auto on värvimises tagasi, siis hakkame tegelema sildade asjadega ja siis, kui põhimõtteliselt kõik see alumine vanker ja asjad on kõik tehtud, siis me saame lõpuks mootori tagasi panna. Et mootor on meil tegelikult siin ootel ja kõik hooldused asjad on juba eelnevalt tehtud. Sellepärast nagu muretsema ei pea. Mootori poole pealt ainukene asi, mis me siis plaanisime, on see teema, et turbo asukoht läheb teise kohta, et tuleb tegelikult natuke teistsugune turbokaeba. Et siin on, ütleme nii, et nii mõningi asi on juba siis ette valmistatud, mis jääb sellise lahenduse peale, nagu, et tugevad mootori kinnitused ja siin on otsekast juba. Ja. Et suurem asi mootori juures ongi see, et turbo asukoht muutub, et turbo tuleb siia käigukasti peale. Et rohkem nagu väga midagi ei olegi seal teha. Ja siis loomulikult ka teeme siis täielikult uue juhtmestiku nii mootorile, kerele, kõik siuksed dashid ja asjad tulevad sinna juurde. Et seal siis kasutame Moteki asju. Et tulevad Moteki BDM-id ja Moteki juhtaju seal oli juba enne peal, aga see oli selle nii-öelda originaaljuhtmestiku adapteriga. Et aga vaikselt vaatame, tegutseme siin praegu selle puuriga, et teeme puurist ka mingid klipid kindlasti. Keevitusosast just on kõige ägedam seda nagu teha, et see koostamine ja see on süke, seal ei olegi väga midagi teha, et me teeme kõike seda tegelikult õpetuse järgi nagu. Et meil siin painutada ise midagi ei olegi, sellepärast, et juba üks põhjus on see, et me ei tee igapäevaselt puure. Meil keevitusvõimalused, asjad on kõik olemas, aga me puure nagu niisama ei tee. Et põhjus, miks me selle puuri nagu teeme, ongi siis see, et me lihtsalt tahtsime seda projekti nagu otsast lõpuni nagu siis ütleme nii, et ise teha. Ja see Custom Gages puur oli siis hea variant selle jaoks, et saada seda nagu ise teha, et kuna me niikuinii siia põrandasse midagi panna ei saa, meil on siin põrandasoojendus. Et siis jääb nagu selline variant, et kõik on nagu aktsepteeritav. Nii, mis meil siin veel siis on? Et praegu meil ongi, siis ma võin tegelikult näidata, ma keeran korra kaamera teistpidi. Meil on siis siin Harleti driftikas ka. Seest on praegu siis niimoodi. Siin on see vana juhtmistik ja asjad kõik kaasa pandud, et siia me teeme siis nullist teeme mootori ja kere juhtmistikku. Et praegu siin mootori juhtmistiku koostamine käib. On siuke oma jaoks, kõik on mugavaks tehtud enda jaoks. Ja peale seda, kui meil on mootori juhtmistik on valmis, meil on juhtaja paigas, siis hakkame kere juhtmistikku tegema. Et ma polegi vaadanud, mis siia toimub. Opa, meil on siin turvapaak. Et see on täitsa hea turvapaak. Mul enda autol on täpselt sama turvapaak ja süükse raha eest on väga kõva asi. Et speedingu paak, kui kellelgi huvi on, siis saab seda minu kaudu ka. Siis ma mõtlesin, et ma näitan korra neid mootori juhtmistikke ka, mis meil siin tellitakse. Viimane tellimus oli niimoodi, et meil telliti 22 juhtmistikku telliti korraga. Et siin siis tootmine käib, et praegu on esimesed 7 tükki on valmis. Saadame mingi portsu jälle ära ja siis teeme jälle mingi portsu valmis, siis saadame järgmise portsu nagu ära. Nii, ega mul siin praegu vist väga rohkem rääkida ei olegi, et hakkame siis puuri tegema. Teeme mõned klipid sinna juurde ja siis teeme seda mõne episoodi nagu kaupa. Et ei hakka seda kõike nagu ühesse videosse panema, muidu läheb liiga pikale ajale see. Et aga selge, hakkame keevitama siis.
No nii, uus päev, uued tegemised jälle. Siin puur on siis praegu kokku punktitud, et siin proovisin neid plekke ka külge ja siis meil on külla tulnud siis Aleksander, kes on siis tulnud klaase maha lõikama meil siin ja katust. Et selle katusega me veel ei tea, mis siin saab, et niisugune proovimusvärk, aga klaasid on juba peaaegu eest ära. Siin küljeklaasid on juba ära võetud ja siis esiklaas ka kohe. Ja ongi katus maas. Väga palju ei pidanud isegi tõmblema siin. Esiklaas siis sai eest ära võetud ja peale seda saime katusega tegeleda. Pidime seda liimi natukene kuumutama, et siis tuli paremini lahti. Aga siis ma mõtlesin, ma näitan, et väike progress ka siin vahepeal olnud. Siin jaakudega tegelen, et rallijaagud. Et saab need ka varsti valmis. Ma siin mõtlesin, et teeks siia need mutritopsid ka veel. Et kui võtad väljad alt ära, siis saad kohe mutrit sinna sisse panna. Ilmselt siis ülejäänud see info ja kõik see puuri osa tuleb järgmises episoodis. Et täna on meil siis ongi pühapäev, et meil siin hommikul lõikasimegi veel klaasi eest ära ja siis nüüd lähen panen kiiresti video kokku ja panen selle laivi. Aga selge, siis ära unusta siis panna like ja subscribe ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau!